Tere! Kui on tekkinud alaseljas natukene pingeid, siis on päris hea teha järgnevat harjutust. Harjutuse nimi on Draakon tõuseb merepõhjast, et pärineb ta Hiina Qiguni tehnikatest, tavaliselt ütleme siis puusaringid, kereringid ühendatuna. Harjutuse puhul käed paneme selja peale, neerude kõrgusele, jalad suuremas harkseisus, puusad liiguvad ühele poole, keha teisele poole, vabalt ringi, nagu oleksime merepõhjas ja hakkame suure draakoni merepõhjast ennast välja keerutama. Vabalt sujuvad ringid, ühtepidi näiteks 8–10 korda ja teistpidi. Kui te selle liikumise käigus tunnete näiteks pinget kusagil pool, võite natukene intensiivsemalt mingit kohta venitada, aga oluline, et need ringid läheksid vabalt sujuvalt. Ja kui te olete korranud seda harjutust 8–10 korda mõlemat pidi, siis harjutust lõpetatakse tavaliselt sellise väikese lõdvestava hüppega. Nagu mereloomad, kes veest välja hüpates kõigepealt lõdvestuvad ja siis paiskavad ennast välja. Nii toimub väikene täiendav lõdvestusfaas harjutuse puhul. Harjutuse sooritamisel muidugi, kui on kusagil põlves, seljas tõsisemaid mingid valulikkusi, siis seda hüppefaasiga tuleks olla võib-olla ettevaatlikum ja oma enesetunde järgi ei pea tegema täpselt nii alati, kui on näidatud videos ette. Kui on valulikkus, siis väiksema amplituudiga liigutused, aga üldiselt see parandab päris hästi vaagna piirkonna ja alaselja liikuvust, ehk pärast on meil jälle mugavam oma tavatöö juurde pöörduda.